tere Mart, armas sõber sina oi kullake. Näed, me just koeraga tule kallistame. Robin, tule ka siia. Tule Robin, kallistame ka sinuga. Tervist. Me just oleme jalutuskäigul, aga me vahepeal istume ja puhkame natuke. Ei istu ja ei puhka. See ei ole ka saade Sõber koer. Ei olegi vä? See on Apollo parimate ilukirjandusteoste autasustamine ja mul on sulle rõõmus uudis, sa oled sattunud täiesti õigel ajal, täiesti õigesse kohta. Tasub käia koeraga jalutamas. Robi tule siia poole. Sinu raamatu mälestused on Apollo lugejad valinud 2021. aasta parimaks ilukirjandusteoseks. Palju õnne sulle. Me täname Robiniga mõlemad. Ja palju õnne ka kirjastusele Varrak, kes selle suurepärase teose väljaandja on. Kelle mälestused, Andrus, need nüüd siis on? No need on selle raamatu järgi, kui lähtuda, siis nad on erinevate esemete, taimede, loomade ja lindude mälestused. Aga eks seal, ma arvan, et iga lugeja võib ära tunda võib-olla mingid enda mälestuste algeid, sest et eks need mälestused on sellised universaalsed ju suhteliselt ja tegelikult on see huvitav žanr on see mälestus, et ühelt poolt on nad mälestused ja sageli väga lõbusad, sellised romantilised ja toredad, aga teisalt igas mälestuses on sees ka teatud selline nukrus, sest et me mäletame asju, mis on ju mööda läinud ja mida me võib-olla tahaks uuesti kogeda, aga mida me uuesti kogeda ei saa, sest et lihtsalt vahepeal on palju asju muutunud, mõned inimesed on kadunud, mõnedega me ei suhtle enam, mõned kohad on maha lammutatud, nii et selles mõttes on, mida toredam ja lõbusam mälestus, seda rohkem me ju teda taga igatseme, seda mingis mõttes nukram see on, et me seda uuesti kogeda ei saa. Vaata kui ilus lause mul. Väga ilus lause tuli. Algas see raamat ju vist nõndaviisi, et Teatri- ja muusikamuuseum palus sul kirjutada oma eksponaatide kohta mälestusi, aga siis sa liikusid edasi lasteaias olevate esemete mälestuste juurde. Mis seal pulmas õieti toimus, mille üks mälestuste sektor ka siin raamatus on avaldatud? No pulmas toimub palju asju ja pulmalaud on ju rikkalik. Pulmalaud on täis igasuguseid esemeid, mis kõik ju mäletavad seda pulma omamoodi. Pulmalistel on üks mälestus sellest pulmast, aga koeral, kes pulmalaual käib või šampuse pudelil, mis laual seisab või rosoljakausil, et neil on jälle omad mälestused hoopis. Nii et selles mõttes väga põnev oli neid välja mõelda. Aga huvitav, mis sellest pruutpaarist saanud on? On nad üldse veel koos? Sest tegelikult sellest pulmamälestusest ma tajusin, et mingi pinge oli. No jah, aga vaata õnneks, vaata see on nimetatakse väike ajalugu. Et Napoleonid ja Hitlerid on kuskil seal pea kohal, aga see on just lugu nendest eriti tillukestest, mutrikestest ja nende eludest ja rõõmudest ja kaotustest. Kuule, kui ma vaatan selle peale, kuidas inimesed kirjutavad oma mälestusi, eriti kui ma loen selliseid mälestusjuppe, kus ma ise olen leidnud ära mainimist, siis ma olen aru saanud, et tegelikult vist on ikkagi mõte kirjutada mälestusi, sest vastasel juhul kirjutavad mälestusi sinust teised ja mäletavad asju hoopis valesti. Kas sul ei ole tekkinud mõtet, et sa peaksid ikkagi kirja panema ka oma? Mitte oma asjade, mitte nende asjade mälestused, vaid just nimelt oma enese mälestused. Tead, see on ka üks põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin ja välja andsin, et sellega ma lõikasin endalt selle võimaluse ära, et raamat Andrus Kivirähki mälestused on nüüd ilmunud. Et rohkem ma selle pealkirjale raamatuid välja anda ei saa, nii et minu mälestused on neid kaante vahel ja rohkem midagi ei tule. No võimalusi on veel memuaarid, elatud elu, aastad. Alati leiab mingisuguse aiaaugu, mille kaudu mööda. Ja üldiselt ei saa sa takistada oma sõpru sinust mälestusi kirjutama. Kahjuks küll, jah. Mul ongi plaanis kirjutada paksem teos Andrus Kivirähki mälestused Andrus Kivirähkist ja ma hakkan selle teosega kohe tööle ja see tänane hetk on ka nendesse mälestustes sees. Peale selle, et sa oled tubli kirjanik, oled sa ka väsimatu lugeja, ole kena, anna meie vaatajatele mõni raamatusoovitus, mida sa soovitaksid neil lugeda. Tead, ma just lõpetasin eile väga toreda raamatu, mis mul tükk aga öökapi peal seisis, millest me võime kunagi pikemalt sinuga rääkida, aga see on raamat Beatlesitest 1, 2, 3, 4. See oli erakordselt naljakas ja vahva raamat, mis edenes väga suurte sammudega, nii et ma soovitan tõesti seda kõigile, sest mina olen muusikas ju võhik, et kui mina suudan seda lugeda, siis suudavad seda kõik lugeda. No väga armas, tänan sind, Andrus, selle toreda kohtumise eest. Ma soovin sulle jõudu tööle ja palju õnne Apollo lugejate lemmiku tiitli puhul ja Ruhvus saadab Robinile tervisi. Muide, Ruhvusel käib ju ikka veel päkapikk. Ikka veel, ja ma tahtsin seda öelda, et Robin on minu lemmik ja mina olen Apollo lugejate lemmik. Daamid ja härrad, parim ilukirjandusteos autor Andrus Kivirähk ja tema koer Robin.